Suure-Jaani kool on tähtis lokaalne kool, kus kooli juhtkond on vanad spordimehed ja nad näevad seda, et kohalik omavalitsus ja kool peaks just arendama seda spordielu väikelinnas. Ja seetõttu tellitud oligi juurde uus võimla ja ütleks niimoodi, et selle uue võimla ruumiline lahendus ja see, kuidas ta liitub selle vana koolihoonega, see on Eesti tingimustes suhteliselt ainulaadne ja positiivne. Uus juurdeehituse osa blokeerub vana osaga siis niimoodi, et moodustub ka kogu kompleksile mõnus väike siseõu ja siis üht külge sellest siseõuest veel ääristub selline paljude postidega varikatus, mis ühtlasi toimib kui jalgrattaparkla. Kui see on kooli võimla ja see on laste keskkond, siis minu ainuke eesmärk on olnud teha võimalikult mängulist keskkonda, mis oleks hästi lapsesõbralik, lustakas, lõbus ja loovusele suunab. Sellepärast on kogu selle maja fassaad ümberringi ronitav ja direktori kabinet on paigutatud katusele, et tal oleks hea ülevaade katusele roninud rübikutest. Betoonfassaad on kaetud kõigepealt värviliste puiduklotsidega, mille külge on siis kinnitatud Siberi lehisest roovid. Kohalikud kutsuvad seda võimlat juurviljasupiks, just nimelt nende värviliste klotside tõttu, mis fassaadil on. Kõigepealt peauksest pääseb foajeesse, mis on hästi sujuvalt ühendatud peasaaliga, ehk siis 3 klassi korraga saavad võimlemistundi pidada, täismõõtmetega pallisaal. Siinsamas foajees on kohvik, siis on klassiruumid kohe siinsamas foajee kõrval, nii et tegelikult üks suuremaid probleeme oli see, et kuidas võimlesaali akustika saada niimoodi mõnusaks inimkõrvale, et ta ei segaks õppimist, ei segaks kohvikut ja et kohe kooli sisse astudes ei oleks seda tavalist pallipõrke akustikat, mis võimletes kipub olema. Ja siis teisele poole uus garderoobiblokk kogu koolile ja vana osa sööklablokk sai ka renoveeritud. Siis on põhjalikult mõeldud ka valgustuse lahenduse peale, nii et pimedal ajal tegelikult foajee valgustus tuleb läbi kuplite väljastpoolt, sest kuplite külge on kinnitatud prožektorid. Üks eesmärk on ka olnud see, et oleks võimalikult palju eridisainiga lahendusi ja ma arvan, et ehitajale see oli väga raske objekt, küll nad kirusid. Tundus, et asjale oleks kasuks see, kui kunagi leitakse rahad ka olemasoleva koolimaja renoveerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Et võib-olla see kontrast selle uue ja vana osa vahel oli pisut nagu selline küsitav.